Nii, selle ülesande raames siis tegin projekti, tegin talle 6 lehekülge, kohe varakult valmis. Esimene on power, siis on jälle power, siis on sagedusmuundurid, siis on PLC, toide, PLC sisend, väljund ja üks reservis ka. Alustan samamoodi, võtan sisendi ja panen siia koheselt selle kasti ümber, et siin siis nihutame ta natukene siia eemale. Nii, ja siit me teeme talle siis jätkukohad. See on siis peakaitse. Nii, siin siis on meil sisse tulev elekter ja paneme siia kohe varakult ühe pistikupesaga paika. Teen talle siis ühenduse esimesest faasist. Nii, ja siia siis teen jätkukohad. Nüüd lähen leheküljele 2. Siia toon need samused ühendused. Siia panen kohe kaitsmed paika ja panen kohe avatud kontaktiga paika. Nii, ja teen kohe ühendused ära, et ära ei unusta. Ja panen siia koheselt, see on mul X2 alt. Nii, ja siia ma ühendan koheselt ka neutraali otsad. Niimoodi ja niimoodi. Ja siia panen väikse selgituse. Ehk siis mul on võetud 3 kontaktorit läbi kaitsmete ja siia ühendame tulevikus siis välisvalgustuse. Nii, see on siis valgustuse, siia saab pärast juurde panna. Tegin Synchronized Selection ja lähen nüüd sagedusmuundurite lehele. Siia panen esimese kaitsme ja natuke kaugemale panen teise kaitsme kohe paika. Siin on vaja ühendada need paika ja need paika. Nii, siia siis panen jälle sagedusmuunduri ja panen talle nimetuse sagedusmuundur 1. Ja siia jälle panen siis vana tuntud mootori ja ühendan ka. See on siis esimene sagedusmuundur ja siit teoorias teen lihtsalt duplicate'i ja panen ka siia paika. Kui see on skeem tehtud, siis teen koheselt ka jätkukohad. Ehk siis see on meil sagedusmuundurite osa. Saame selle natukene isegi kõrgemal tõsta, et siia alla mahuks ka ühendused. Nüüd lähme siia kontrolleri juurde. Teeme siin jälle Synchronized Selection. Panin nüüd siia kõik nimetused paika. Teen Synchronized Selection, ehk siis vaatan, kus nad asuvad. Lähen nüüd PLC poweri peale ja panen need samused jätkukohad ka paika. Nüüd see skeem jätkub. Nüüd mul on vaja panna siia toiteblokk, kontrolleri oma. Panen esialgu lihtsalt paika. Siin siis samamoodi võtan ühe kaitsma, panen paika ja võtan selle toite nüüd 3. faasi pealt. Ja neutraal siis vastavalt. Siin siis panen põhimooduli paika ja panen talle koheselt PLC1 nimetuseks ning panen sellele ka laiendusmooduli. Ja kindlasti ei tasu unustada, et siin tuleb panna sama nimetus nagu PLC1.
nii, siin on siis meil kaks otsa. Üks on pluss, teine on miinus ja siin teeme kaks jätkukohta. nii, nüüd meil on paigas kontroller, ta on toidetud, tal on laiendusmoodul. nüüd meil on olemas kaks sagedusmuundurit ja siia on lihtsalt valgustuse toide. et teeme esialgu paika need K1, K2, K3. ehk siis nendega on vaja nüüd, lähme lehele PLC in-out ja leiame üles ühe mähise. Esimene mähis on siis K1 oma, järgmine mähis on K2 kohta ja kolmas mähis on K3 kohta. Siin all on näidatud, et neil on ühendused. nüüd lähme selle PLC Poweri peale, teeme ta uues aknas lahti, et oleks kergem ja leiame plussi ja nulli. ja lähme siia PLC in-out'i lehele ja paneme paika plussiini ja nulli. nii, nüüd me vaatame jälle kontrollerit, seda, teeme talle Synchronize Selection ja vaatame device'i alt. nüüd meil on vaja leida 4 väljundit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ehk siis 4 paari. nüüd lähme siia lehele, võtame esimese paari, teeme talle selliselt ja selliselt. nagu näeme, on vaja natuke koomale tõmmata, ehk siis see on lihtsalt sobitamise koht. nii, siia paneme siis ka teksti. see on 1, see on siis Q2. nii, selle me panime paika esimese väljundi alla. see on siis õiges kohas ja see läks kolmanda väljundi alla. ja niimoodi. nii, nullidega on siis sama lugu. Neid saab kõik ära panna. siia arvatavasti paneme kohe paika ka K4, mida meil veel ei ole, aga varsti tekib. see on esimene väljund, teine väljund, kolmas ja neljas. esimesest 3, K1, K2, K3 on siis valgustuse jaoks ja sagedusmuunduril meil on 2 tükki, ehk siis meil on vaja anda talle tööluba. ehk siis võtame siit avatud kontakti, paneme esialgu lihtsalt paika K4 ja teeme duplicate'i kohe siia otsa ja see on meil ka K4. nii, ehk siis selle K4-ga antakse tööluba, et ta töötab ja need on siis valgustuse jaoks. ja nüüd on meil puudu veel sagedusmuunduri errorid. võtame selle +24, teeme talle Synchronize Selection, et üles leida, kus ta asub. nüüd lähme sagedusmuundurite peale, paneme selle +24 paika ja meil on vaja ühendada see +24 10. klemmiga. ehk siis võtame siit ühenduse, esialgu paneme lihtsalt paika ja nüüd meil on vaja leida kontrolleri sisendit. ehk siis võtame selle kontrolleri, teeme talle Synchronize Selection, vaatame device'i alt, mis tal siin on. Need kõik on vabad, ehk siis paneme
selle paika. Ja selle nüüd paneme ka paika. Ja siia saab panna näiteks SM1 error. Ja teine on siis meil sama põhimõttega SM2 error. Nii, ehk siis meil on siin olemas lihtsalt tööluba läbi K4, see on siis error. Nüüd on meil vaja leida nullühendus, ehk siis lähme teie, teeme selle Synchronize Selection ja paneme ta esialgu kuhugi paika. Ja nüüd meil on vaja teha nüüd niimoodi, et see null oleks ühendatud 6. klemmi alla. Ja siit on meil vaja nüüd tuua 7. klemmi alt üks ots välja, nii et ta ei segaks ja teise alt samamoodi, nii et ta ei segaks. Nüüd lähme siia kontrolleri juurde, leiame selle laiendusmooduli, teeme talle Synchronize Selection ja nüüd on see laiendusmoodul. Ja siit meil on vaja analoog out'i. Lähme nüüd tagasi siia lehele, võtame selle U2 klemmi ja siis võtame siis teise U2 ja paneme ta niimoodi. Ja need on siis speed control. Paneme ka siia ja paneme kuhugi siia paika. Nii, meil on siis tehtud selline, et alguses meil on toide, tuleb sisse, siin on kaitse, siin on üks pistikupesa, mis on kilbis. Siin on siis tugevvooluga läbi kontaktori juhime valgustuse, 3 valgustusgruppi. Siis on meil 2 sagedusmuundurit, millel on igal ühel oma pump, mis on ühendatud meie süsteemi. Siin on meil tööluba. Ehk siis siia võiks panna ka, paneme siia paika ja teine on siin samas kuskil. Ehk siis meil on tööluba, meil on errorid sisendis ja meil on analoogväljund, et juhtida kontrollerit. Ja see on meil kontrolleri leht. Need hävitame ära. Nüüd võtame siia toolsi, genereerime part listi. Nii, see on olemas. See leht osutus mitte vajalikuks, hävitame ära. Ja nüüd, kui ta on valmis, prindime ka tulemuse. Ja nüüd, kui ta on valmis, prindime kohe kogu projekti välja.